Jah, et tehnikumis ma ei ole käinud, aga käisin muusikakoolis. Aga pilli meeldib ikka mängida, tõesti. Jään sinna nuppe keerama ja helisid kuulama. Aga et Jumal on ikka hea Jumal ja mul on täna tegelikult mingi see oli eelmine kolmapäev, kui pastor rääkis Jaakobist, kui nad hakkasid Egiptusesse minema. Kas see oli üle-eelmine kolmapäev, mitte? See oli jah, lähiajal ja kuna ma käin siin kirikus päris tihti, siis mul ikka nagu kuulan neid jutlusi ka ja jääb meelde midagi ja hakkab seal peas käima, vaata. Seda, mida kuulad, see ju jääb ju sinna elama ja mõtteid tekitama ja selles suhtes, et 2 korda nädalas ikka kuulame jutlust. Kes kuulab 2 korda nädalas Võru jutlust? Ma arvan, et väga paljud meist. Siis ei ole võõras teema kunagi. Aga ja ma keeran ette näiteks 1. Moosese 41 ja salm 56. Nii et jah. Oot, nüüd ma olen midagi. Las ma uurin piiblit paremini, oota, kuidas see käib siin. On ikka õige, jah, väga õige. See on väga pikk peatükk. 1. Mooses 41, salm 56 ütleb, ja nälg oli üle kogu maa ja Joosep avas kõik viljaaidad, mis olid nende juures ning müüs egiptlastele vilja, sest nälg võttis Egiptusemaal võimust ja kõigist maadest tuldi Egiptusse Joosepilt vilja ostma, sest nälg oli võtnud võimust kõigis maades. Kui Jaakob kuulis, et Egiptuses oli vilja, siis Jaakob ütles oma poegadele, miks te üksteisele otsa vaatate? Ja ta ütles, vaata, ma olen kuulnud, et Egiptuses on vilja, minge sinna ja ostke meilt sealt, et jääksime elama ega sureks. Aamen. Et see kirjakoht, kui pastor luges kolmapäeval, siis see mind nagu kuidagi elustas, et mulle meeldis selle Jaakobi suhtumine. Et Jaakob oli selline, tundub selline kõva majandusmees, ta oli, me teame küll tema, kuidas ta oma neid lambaid ja kitsi kasvatas, ta oli saanud omal ajal päris võimsa karjaosaliseks. Kes mäletab, kui ta Laabani juurest, eks ju, tuli suure karjaga, korralik majandusmees oli Jaakob ikkagi. Tal oli tahtmist ka, ta tahtis endale suuremat karja kui Laabanil ja tal oli sellist tahtmist täis, et asi peab võitsema minema, selle, mille kallal ma nüüd käe panen, et Jumal õnnista seda ja elu läks edasi, tal oli 12 poega, 2 naist ja nende teenijad ja kellega tal kõik need lapsed olid ja suur suguselts olid tekkinud ju ja eks palju suusid oli, kes tahtsid süüa ja ma ei tea, kus need kitsed ja lambad tal siis olid, aga nüüd oli nälg majas. Ega ainult kitsi ja lambad vist ei aitanud seekord, et näiteks nad siis tahtsid ka vilja saada või suur põud oli, ei olnud midagi süüa. Tõsine nälg oli, võib-olla surid seal paljud karjast välja, eks ju. Ja mulle meeldis see Jaakobi selline praktiline selline suhtumine asjasse, et mis te siin üksteisele otsa vaatate? Hakkame tegelema. Et see oli selline praktilise majandusmehe selline natuke suhtumine ka, et mis me passime ja vaatame üksteisele otsa. Nüüd on vaja tegutseda. Me ju teame, kus see leib asub. See on Egiptuses, eks ju. Ja mis me siin vaatame? Ja muidu sureme. Me sureme välja. Ja siis läks 10 Joosepi venda Egiptusest vilja ostma. Ja eks see ongi, et puudus hakkab näpistama ja siis ei ole mõistlik üksteisel lihtsalt otsa vaadata, vaid tuleb vaadata, kus see vili ja kus see leib on. Eks ju, et majandus oli täiesti ära pöördunud. Eks me näeme täna ka, et see riikide majandus täiesti pöörab nagu ühelt poolt teisel poole, ühest ilmakaarest teise, eks ju. Et kes on natukene ringi liikunud idas ja kes on natuke liikunud läänes, kas keegi on Pärsia riigis käinud, Pärsia riikides käinud, ütleme, või
ütleme, nad on näinud seda vahet, et mis on võib-olla praegu läänel ja mis on praegu idal juba. Et suur vahe on tegelikult juba. Et lään on nagu üks suur muuseum, üks ajaloomuuseum, kui sa Euroopa poole sõidad, küll on ilusad vanad majad, eks ju, aga mida ei ole seda enam seda sellist, võib-olla sellist arengut, sellist õitsengut, sellist entusiasmi, et sellist noorust, ei ole seda lihtsalt ja me kuuleme uudistest seda ka palju ja umbes sarnane olukord oli tõenäoliselt ka seal Jaakopil, et üks piirkond oli ära kuivamas ja teine piirkond oli õitse puhkemas, eks ju. Ja täitsa teine maailmajagu, see oli tegelikult üsna lähedal, tollelaegne maailm kindlasti oli aeglasem ja sinna andis juba minnagi kamblitega, aga me elame ka praegu muutuste ajas ja andku meile ka Jumal tarkust aru saada, kus see leib asub, eks ju, ja sellel pisiksel rahvalgi, nagu meie, aru saada, kus on meie leib, sest olukorrad on ühed väga head edasilükkajad. Kui ikkagi nälg näpistab, siis me hakkame ikka tõsiselt mõtlema, midagi on valesti, eks ju, või kuskilt on mingi tugevam puudujääk, kohe hakkad mõtlema, kas siis käid terve oma struktuuri läbi, kas mu majandus on ikka kõik õigetel alustel, kas mul on ikka jätkusuutlik kõik, kas ma lähen äkki pankrotti või siuke tunne tekib inimesele, et kui ta vaatab, et kui tal on midagi puudu, eks ju, et kuidas asja lahendada. Ja ma usun, et Jaakop oli kogenud majandusmees ja tema soovitus oli positiivne, et ei jää üksteisele otsa vaatama, hakkame tegutsema. Ja ma usun, et ja Jumal keerab neid ajastuid ise, tema keerab neid, et ega meie ei saa valitseda selle üle, mis toimub. Kas see rikkus läheb idast läände või läänest itta, me ei saa selle üle otsustada. See on Jumala käes. Ta kõigutabki seda maailma vasakult paremale, paremalt vasakule, eks ju, ja see on elu. Me oleme seda ju oma lühikese elu jooksul näinud ja me oleme näinud, kuidas mingi tehnoloogia tuleb ja muudab ära ja võtab ära vanad ametid, eks ju, ja keegi enam hobusega ei sõida, eks, ja keegi enam et asjad liiguvad edasi, et kui me eile guugeldasime, siis täna chatime AI-ga juba, eks ju, kes chatib AI-ga, ikka, see läheb juba siukseks, et tuleb uus ajastu, et asjad liiguvad ühest kohast teise. Ja kunagi isa ütles, et jätame selle AI teema Veikole, ega mina ka sellest lõpuni aru ei saa, ta on suur abiline, aga igapäevatöös, aga kus ma ka saan sellest kõigest aru, see on nii. Tundub, et see on üks projekt, kus rikkamad lähevad veel rikkamaks ja vaesemad jäävad veel vaesemaks. Sellepärast, et üle öö on tekkinud tohutult palju miljardäre, kes tegelevad selle tehnoloogiaga ja see rikkus lihtsalt maailmas koondub veel vähesemate kätte selle abiga. Ja ta võetakse ära ju, vaesematelt võetakse ära nagu töö lõpuks, et selle masinaga saab ju palju asju asendada. Et tundub, et see on nagu päris karm asi, aga mõnes mõttes väga hea ka. Aga eks see on Jumala ajastu, mida ta ise ette keeras. Et võib-olla ma räägin natuke liiga pessimistlikult nooti, aga eks elame näeme, mis see aeg toob, eks ju, et aga abiks on ta ka. Nii, aga siis seal on loos, selles Jaakopi loos on ju Joosep, eks ju. Ja Jumal saadab Joosepit ette kuhugi. Joosep on selline nende pereliige ja ta läkski sinna, Joosep oli see, ka olude sunnil, aga läkski sinna uude keskkonda juba, oli juba sisse elanud seal ja ta oli väga sisse elanud, ta oli nii sisse elanud, et ta juba valitses seda uut keskkonda, eks ju. Ja ta oli väga kõrgele tõusnud. Ja Jumala õnnistus oligi see, et nende enda lihane vend oli sattunud sellesse kohta, kus täna on palju leiba. Ja kui ma selle loo peale mõtlesin, siis tuligi nagu see külg nagu sellest loost välja mulle kuidagi, et see on nagu lugu ühest ajaloolisest suguseltsist, ühest väiksest rahvahulgakesest, eks ju, ühest hõimukesest ja nende ellujäämisest, eks ju. Et meie oleme ka üks väike Eesti rahvas näiteks. Meil on ka oma lugu, omad probleemid ja võib-olla me peaksime õppima selle väikse rahva ellujäämisest. Et meil on ka võib-olla kuskil probleemid hakanud tekkima, mingisugused majanduslikud probleemid ja muud, need sõjalised ohud,
siin on üks õppematerjal, kuidas ellu jääda, väiksel rahval just, sest see oli väike rahvas. Jaakobi perekond nimetati siin piiblis ainult suguseltsiks, no nii, see polnud isegi mingi rahvus, kuigi ta oli rahvus, muidugi ta oli esimene otsakene sellest Iisraeli rahvast ja esivanemad. Ja esimese Moosese näiteks 42.6, hakkame siis võib-olla järjest sealt vaatama ja et näiteks lähme sealt edasi, me juba üks kolmapäev näed siin vaatame jälle, et Joosep oli maal valitsejaks, see on salm 6. Joosep oli maal valitsejaks, tema müüs vilja kogu maarahvale ja Joosepi vennad tulid ning kummardasid tema ette silmili maha. Ja vaata nüüd, ma jäingi mõtlema, et siin on nagu manual, siin on natukene õpetust nagu selleks, et kui nüüd minna kuskile ja saada osa kellegi teise leivast, mis on etikett, kuidas seda leiba saada. Tuleb minna alandlikult, eks ju, ja kummardada silmini maha, eks, et me ei lähe ülbelt kuskile väikse rahvana jalaga kellegi ust lahti lööma või mingi jutuga, et võrdne võrdsega nüüd tuleb rääkima. Ei, nüüd tuleb alandlikult minna. Väike rahvas peab suurte juurde minema alandlikult, eks ju, kummardama silmini maha. Ja asi peab olema paigas. Au tuleb anda sellele, kellele au kuulub ja kui Jumal on kedagi õnnistanud, siis seda tuleb nagu aktsepteerida, tunnustada, eks ju. Ei saa hakata ülbitsema, ei saa hakata teha eelnevalt juba kuskilt halbu väljaütlemisi selle riigi suunas või selle mingi, ma ei tea, minu pärast kas või mingi ettevõtte suunas, mingisuguse asja suunas, kus sa tahad osa saada. Diplomaatia peab jääma kõrgele tasemele, eks ju, et ei tohi rikkuda suhteid. Väga austavalt tuleb minna alati suure juurde. Nii olid need, ma ei tea, kas Jaakop õpetas neid seda tegema, et ütles oma poegadele, et nüüd lähete sinna valitsejate ja kuidas peate käituma. Või nad ise õppisid seda õhust, kui nad sinna tulid ja nägid, mis seal toimub. Sest ega kui sa vahest satud ka mõnda väga võimsasse kohta, siis sa juba õhust näed, et mis reeglid siin on ja sul tekib kartus ja värin ja sa lähed austusest ja vaatad, kuidas teised teevad ja teed järgi ja et mitte rikkuda etiketti ja et see kõik käib väga kiiresti teinekord, kui sa satud kuhugi suurde seltskonda. Ja siis nüüd, kui loeme järgmist salmi, kui Joosep nägi, ma ei tea, see järgmine on, aga ma lihtsalt siin olen mõned välja võtnud. Kui Joosep nägi oma vendi, siis ta tundis nad ära, aga tegi ennast neile võõraks ja rääkis nendega karmilt ning küsis neilt. Nii et ühesõnaga, siin on jälle üks nüanss, mida ma mõtlesin, et me peame olema valmis, et meiega räägitakse karmilt, kui me kuhugi läheme. Et see ei ole niimoodi, et me arvame, et meid tullakse nüüd patsutama. Ei, kui me lähme kuskilt leiba küsima, siis meiega võidakse rääkida väga karmilt. Et see ei ole mingisugune lihtne ülesanne, või see ei ole selline koht, kus me eeldame, et meile jälle tullakse õla peale patsutama. Aga siis meenusid Joosepile unenäod, mis ta neist unes oli näinud, ja ta ütles neile, te olete maakuulajad, olete tulnud vaatama, kust maa on lahti. Aga siis, siin on väike julgustus ka, et kui me lähme, kui sa pead minema kuhugi, kus sul tundub, et sa värised, sa kardad, sinuga räägitakse karmilt, eks ju, siis sa tea, et Jumal võib-olla on selle direktoriga või selle ülemusega või Jumal on selle kuningaga tegelenud, ta on juba talle ammu unenäo ette näidanud, et ta tegelikult on valmis selleks, et sa tuled. Ja Jumal on ka valmistanud seda kohtumist, eks ju, ja ta on näidanud juba unenägu talle tulevasteks sündmusteks, mis on tulemas. Ja nii et see on, mina arvan, et see on selline väga hea lugu õppida, ma veel kord kordan, nagu sellist etiketti ja sellist võimalust, kuidas saada leiba, kuidas pääseda, kuidas tulla välja raskest olukorrast ühel väiksel rahval, võib-olla väiksel ettevõttel, võib-olla perel, kes otsib kuskilt lahendust. Sa pead ka kuskil käima küsimas midagi. Sa pead midagi minema küsima, eks ju. Ja võib-olla praegu Eestiski on palju väiksed ettevõtted, võib-olla raskustes, nii suured maksukoormused, paljud on vist äragi läinud siit.
kuskile parkinud ennast kuhugi teistesse riikidesse, kus võib-olla tundub nagu turvaline, eks jumal teab, kas seal on turvaline, aga aeg näitab. aga kindlasti siin ei ole väga turvaline. Ja siis Jaakob lihtsalt õpetab, et põhiline on see, ärge jääge üksteisele otsa vaatama, tuleb hakata kohanema olukorraga, mis on ees, eks ju. Et see otsa vaatamine ei aita midagi. Nüüd tuleb hakata kohanema, sest Jumal on teinud uue olukorra ja nüüd tuleb hakata sellega kohanema. On vaja küsida, kui sa oled hädas. Ja Jumala käest on vaja küsida, kui me oleme hädas. Võib-olla on vaja kuskile kirjutada, võib-olla kuhugi vaja helistada, võib-olla on vaja kellegile sõnum saata, kus on su leib, eks ju. Aga kuskil su leib on. Ja kuskil on ka Jumalal, kuskil on Jumalal meie leib. Ütle, et kuskil on mu leib. Kuidagi väga tõsiseks võtab tänase jutt, aga see ongi omamoodi tõsine jutt, eks ju, et sul on probleem, sa oled väike väeti ja siis sa tead, et kus see lahendus on ja see on võib-olla mingi suure ja tugeva käes ja sa peed alandlikult minema. Niisugune situatsioon, mis siin oli, et see teebki nagu tõsiseks, eks ju. Ja vahest on sul vaja leida mõni uus kontakt juurde, mida sul ei ole, eks ju. Et saad oma leiba. Ja siis, kui me lähme Vaaro ette, siin, või see ei olnud küll Vaaro, aga selle asevalitseja, Salm 15, selles asjas ma katsun teid läbi. Nii tõesti, kui Vaaro elab, ei pääse te siit minema enne, kui teie noorim vend on siia tulnud. Ja kes see noorim vend siis oli? See oli Benjamin. See oli selle Joosepi päris lihane vend. See päris veri, see tema enda veri, eks ju. Ja ta tahtis väga näha oma seda enda lihast vennakest, oma väike vennakest. Kes ei tahaks, kui sa pole näinud võib-olla aastaid oma väike vennakest, oma enda vennakest, kes ei tahaks näha? Ikka tahaks. Minu vennakene. Hoidsin võib-olla süles väiksena ja ma ka hoidsin kunagi, ma mäletan oma väikest Jaani süles ja nüüd on suureks kasvanud ja minust pikemaks läinud. Aga olid sellised ajad, ma olin 12 aastat vanem. Ja keegi tahab näha oma väike vennakest ja see on nüüd asevalitseja, kes tahab näha. Ja ta on üsna karm selles suhtes, et see on minu veri. Eks see ongi nii. Nii et me peame väga ettevaatlikud olema, kelle verd me kuskil siin puutume, eks ju, siin maal. Kelle verd me siin puutume, eks ju. Ma arvan, et te mõistate. Võib-olla, kes mõistab, see mõistab. Ära mine kunagi võõra rahva kallale. Kellegi verd sa puut võib-olla, eks ju. Pärast on sul karm ülemus äkki nina ees, äkki küsib selle kohta. Mis on, mis sa tegid, kus mu vend on, kas hästi käib ta käsi, eks ju. Ja siis edasi. Järgmine asi. Loeme Salm 19. Tuleb olla, tead milleks valmis? Tuleb olla valmis vahistamisteks. Kui te olete ausad mehed, jäägu teie vendadest aheldatuna hoonesse üks, kus te olite vahi all. Kus te olite vahi all, aga teised minge ja viige vilja nälja hädapärast teie kodudes. Nii et me peame olema valmis ka vahest, nii piltlikult siin öeldes, ja võib-olla otseselt öeldes, vahistamiseks, kui sa lähed. Sind vahistatakse, konfiskeeritakse midagi, panekse sind kinni, tehakse sulle maksimaalne selline, tehakse ikka tõsine psühholoogiline väljakutse sulle. Ja nagu ongi riikide elus, et käib palju vahistamisi, me teame ju, et kui üks riik võib ju vabalt vahistada kedagi. Aga see on ka kõik selle kasuks, et leevendada valitseja viha ja et leevendada seda olukorda, et see rahvas ei hukkuks. Osad peavad saama vahistatud. Et see rahvas ei hukkuks, osad peavad saama vahistatud. Mina nagu näen see piiblist, et see on täiesti normaalne. Kui tuleb olukord, et me kuuleme vahistamistest meie maal, siis see on normaalne. Sest see on selle jaoks, et meie rahvas ei hukkuks. Leevendatakse kellegi palet, eks ju. Te ei saa näha mu nägu, kui teie vend ei ole koos teiega, ütleb siin üks salm. Ja Joosep nägi oma vendi, siis ta tundis nad ära, aga
tegi ennast neile võõraks ja rääkis nendega karmilt ning küsis neilt, kust te tulete? Ja nad vastasid, Kaanani maalt, et leiba osta. Nii et see karmus käib edasi. Ta küll tunneb sind ära, võib-olla see ülemus tunneb su olukorda, võib-olla, ja Jumal tunneb me olukorda. Aga selle karmusega mingi aeg peame arvestama. Ja nii et põhimõtteliselt millised tegelikult omamoodi tõsine nagu selline lugu, kui sa hakkad mõtlema, kui sa tahad, et sa ära ei sureks, eks ju. Sa pead olema valmis päris mitmest sõelast läbi käima. Siis järgmine asi, mis ma siit lugesin, näiteks salm 12, kas see on nüüd peatükk äkki 43 juba või? Salm 12, peatükk 43, esimese Moosesel, jah. Siis see pastor rääkis ka kolmapäeval, et kingitusi on vaja võtta, see on see koht, eks ju. Siin on jälle üks manuaal, kuidas leevendada valitseja palet. Kui läheme nende juurde või sa lähed kellegi juurde, kus sa tahad lahendust saada, võta kingitusi kaasa. Vähemalt seegi hea nipp. Et võtke kaasa, näed, siin öeldakse 12 salm, ja võtke kaasa 2-kordne raha, ka see raha, mis teie kottide suust tagasi tuli, võtke jälle kaasa, vahest oli see eksitus. Okei, see ei olnud kingitus, oota ma vist... Eelmine salm oli kingitus, jah. Sest ta ütles Iisrael, siis ütles neile Iisrael, nende isa, kui see nõnda on, siis tehke seda, võtke maa parimast sellele mehele meele heaks, pisut palsamit, pisut mett, kalleid rohte, mürri, pähkleid ja mandleid. Eks ju. Et siin on tegelikult ka võib-olla, ma ei tea, võib-olla tõesti väike vihje sellele, et läheneda tuleb ka kõhu kaudu, kui sa lähed kellegi juurde. See kõhu kaudu lähenemine on üldse, nad ütlevad, et küll naine meelitab inimest kõhu kaudu ja et tahab, et selle mehele saada ja teeb äädrooga talle ikka jälle ja see on üks nipp, kuidas südamesse ronida, kõhu kaudu. Ma pean tõesti tunnistama, et kui ma kunagi käisin oma tulevasel külas, kes on siin ka meil, ta tegi head rooga mulle mitu korda ja lähenes tõsiselt kõhu kaudu. Mina mõtlesin, küll tuleb hästi. Küll see risotto tuleb tal hästi välja ja küll see karriroog oli hea ja kohe nagu mäletan seda, et ta lähenes kõhu kaudu ka. See on tarkus, eks ju. Amen. Kas su naine on sulle head süüa teinud, kui sa oled mees? Et see on tegelikult selline eluline tarkus. Sa võid läheneda teinekord inimesele kõhu kaudu. See on maitseelamused, need meeled. Tead, sa viid mõne inimese toiduga lapsepõlve mälestustesse kuskile. Sa võtad midagi sellist talle, mis ta on hetkega kuskil lapsepõlves, see maitse, see, näiteks ütleme, kui ma nägin ühte videot internetis, kui Venemaa juht käis Hiinas ja ta viis Hiina siis juhile mida? Ta viis talle jäätist, sest ta kunagi lapsepõlves oli käinud vist Venemaal ja talle nii meeldis see marožena. No see valge koorejäätis, mis Venemaal müüdi, no ta lähenes kõhu kaudu, ta viib tal lapsepõlve mälestusse. Suur korvitäis jäätist. No see on tarkus tegelikult. Et me peame tundma, et kui sa lähed suure valitseja juurde või sa lähed kellegi juurde, kui sa tead, mis roog talle meeldib, sa poed kohe kiiresti ta südamesse, suust sisse ja südamesse, eks ju, hingal hakkab hea. Ja tead, need meeled, maitsemeeled ju on tugevad asjad ja täiesti nagu ma enne ütlesin, viivad su kuskile aega, kuskile mälestusse, kuskile, eks ju, kus sa oled midagi maitsnud. Ja. Nii et tõsine asi on ka toit ja seda tarkust Jaakob jagas. Võtke kaasa seda maa parimat, pugege talle heade paremate asjadega talle, et ta saaks tunda, et teda armastatakse, eks ju, hoolitakse. Ja kas või võtad, Jaakobile endal oli ju tegelikult väga lähedane kogemus selle toiduga, sest ta ema tegi seda supileent Iisakile omal ajal, et saada õnnistust. Täiesti sama ju võte.
ema, see Rahel, ei mitte Rahel, oli Rahel, jah? Ei, Rahel ja kes see teine õde oli? Rebecca, ei, Rebecca tegi, jah, tegi õige, Rebecca tegi head suppileent. Suppi teinud, ta tegi just liha valmistas. Liha valmistas, jah? Aga see, okei, jah, see leen oli ka vist see sõna. Jaakub tegi leent vennale ja ostis ära. Esmasüügi. Jah, et Jaakub tegi seda Venna, Eesab ostis. jah, et see õnnistuse ostmine oli selle ju. Te teate seda lugu ju piiblist. Jah, et jälle maitsetega osteti ära õnnistus. No kuule, hea lihtne nipp ju tegelikult. Muidugi see oli kavalus ja jumal, no ma ei tea, piiblis on see lugu. Aga Jaakobil oli sellega väga nagu isiklik mälestus. Muidugi, et söök tuleb kaasa võtta. Sellega saab, söögiga saab. Nii et tegelikult on ka siin, ma lihtsalt peatusin kohe pikemalt, see tundus siuke huvitav ja samas võib-olla väga praktiline. Et kui sa lähed kuhugi maale, kes võib-olla mäletab mingisuguseid sinu kodumaa toite, kui ta on siin kunagi käinud ja kõik on olulised asjad, eks ju. Ja, et viid midagi seda eestimaist, kes mäletab ja nii edasi. Ja muidugi järgmine asi, mis juhtus siin loos, oli, et kui nad nüüd istusid lauda, siis Benjaminile anti 5 korda rohkem süüa, eks ju. Seal lauas pandi, see salm ei ole mul nüüd küll ette keeratud, aga 43-34. Ja Benjamin sai rohkem süüa. Ta laskis tõsta rooga enda eest nende ette. Aga Benjamini osa oli 5 korda suurem kui kõigi teiste osad ja nad jõid koos temaga ning jäid joobnuks. Nii et ma nägin ka seda, et see, kes, et võib juhtuda, et mõni saab meie hulgast 5 korda rohkem süüa. Mõni sellega peab arvestama, et see vähemus võib-olla, kes sulle tundus, et on mõttetu, aga seda hakatakse üles tõstma võib-olla kuskil hetkel. Võib-olla, no saad mõttest aru võib-olla, et sa ei pruugi olla see alati, kes saab kõige rohkem süüa. Aga vähemalt sa said leiba, aine. Vähemalt sa said leiba, sa ei sure välja. Võib-olla keegi sinu silme ees sööb rohkem ja saab rohkem ja jääbki saama rohkem, aine. Aga peaasi, et su suguselts jääb ellu, aine. Et nii on elu. Me peame mitte kadestama siis, vaid olema tänulikud, et me ise ellu jäime. Amen. Ja see ongi ühe väikse suguseltsi lugu. See on selline, nagu väike rahvalugu, see on võib-olla väikse ettevõtte lugu, see on võib-olla väikse sellise, kellel on abi vaja, abi vaja, et küsida. Ja nii et on. Näed, Joosep ise oli saanud palju haiget omal ajal, kui teda püüdi sinna Egiptusesse. Aga nüüd ta oli valmis ja nüüd ta oli valitseja. Tead, Jumal on kinni katnud ta haavad, eks ju. Sest siin Piibel ka ütleb, et ta parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Et eks, et Joosep oli saanud omal ajal palju haiget tegelikult ju sellega, kui teda maha müüdi, aga Jumal oli saanud need haavad kinni siduda, ta oli lasknud Jumalal need haavad kinni siduda, eks ju. Ja ta oli niisugune normaalne juht. Ja vaata, küsimus on, et me kõik saame haavu, siin ei ole mingit vahet, et meie elu ongi haavadega seotud, et haavade saamine on normaalne, maa peal me saame ja jääme saama kuni lõpuni haavasid. See ei ole ebanormaalne, kui sa ei saa haavasid, siis sa oled mingi tehisintellekti võib-olla, sul ei ole hinge või, et kui sa haava ei saa, see on täiesti normaalne. Kui sul hing sees, sa ikka haava saad. Ja ma usun, kui Jumal taevas ka ju tunneb meie suhtes tundeid, samamoodi saab haavasid, võib-olla kui me ei ole tema suhtes nagu austavad või mida iganes, et Jumal saab ka haavasid. Ja kui sa võtad seda, et Jeesus taevas ka ei lase oma käe naelahaukudel kinni kasvada, sest need haavad jäävad, eks ju. Tal on ka haavad, mis on jäänud, et ta nagu, ta ei põgene haavade eest, et haav on haav ja ma jätan selle haava. Et haav on see, mida tuleb lihtsalt Jumala abiga kinni katta.
ta ei pea alati terveks ravitud saama isegi, ta peab olema kinni kaetud, eks ju, et ma ei tea, võib-olla sa loed kuskilt välja, et piiblis, et kõik haavad saavad nagu nii terveks, et sa ei mäletagi. Ei, sa mäletad küll neid asju, aga see peab tugevalt kinni kaetud saama. Sa saad elada, eks ju. Jeesus ei läinud taeva ja likvideeris oma käejäljed, kõik oma naelajäljed, ta jättis need mälestuseks endale, eks ju, jättis need järgi. Ma usun, me taevas ei saa haavasid, ma loodan. See on niisugune koht, kus sa ei saa haavasid, lähed sinna, kui keegi mõnitab sind jälle ja sa oled nii möku siin maa peal, et tuleb sulle ütlema esimese asja. Peetrus naerab palju, sina tulid ka, sa olid ikka niisugune naljanumber seal maa pealt, me vaatasime, naersime kõht kõveras. Ei, niisugust asja taevas ei ole. Vaata, seal on see, et need haavad on vist hinnas. Neid austatakse, et kes on haava saanud ja kuidas ta on sellest läbi tulnud, eks ju. Et seal on vastupidi. Kui sul on haavasid, sul on midagi jagada. Ja ära ka sellepärast kohku, kui sul on haavad. Ja lase Jumala nad lihtsalt tugevalt kinni siduda. Ja vaata, on osa inimesi, kes ei lase haavasid kinni siduda, aga nad lasevad neid asju nagu leevendada kurjadel vaimudel näiteks. Ütleme, et mõni hakkab haav on haav, kurjad vaimud tulevad ka ja siis nad hakkavad, leevendama olukorda kurjade vaimude abiga. Küll sealt tuleb see Iisabeli probleem, eks ju, ja küll tulevad, ja siis lõpuks need ained, mida inimesed hakkavad haavade leevendamiseks kasutama, eks ju. Ja haavade leevendamiseks on palju igasugu variante inimestel, kuidas sellest pääseda. Aga see parim variant ja õige variant on see, et sa lased kinni katta Jumalal. Ja mitte ignoreeri seda, teadvustad seda, aga see on nii tugevalt kinni kaetud, lihtsalt. Amen. Sest rahvatel ja riikidel võib olla erinevaid aegu, vaata kui palju sõdasid, vaata kui palju tagakiusamisi ja me ei saa unustada neid asju ära, et niisugused asjad olid. Või me ei saa unustada ära, et meid viidi Siberisse või me ei saa unustada, kuidas see läheb meelest ära. Ei, see on ajaloo raamatutes kirjas. Siis võiks ju sama hästi öelda, et mis te räägite sellest lastele, see peaks ju olema ju tervenenud, et unustage ära, ärge üldse rääkige, et niisugune asi oli. Ei, me räägime, me kirjutame, me pigem jätame meelde, aga me laseme Jumalal need haavad kinni katta, eks ju. Me ei tohi jätta neid nagu veritsema, need pole Jumala kaetud, eks ju. Mul on nagu selline nagu mõte, et ma ei tea, katsub läbi see mõte, aga ajalugu ei saa kustutada ju otseselt. Praegu sünnib ka palju sõdasid, palju haavasid. Seda ei saa nagu otseselt kustutada. See jääb ajalukku. Aga Jumal saab selle kinni katta, et sellega saab edasi elada. Ja sellest saab näha Jumala armu ja abi. See ongi maailm, kus me elame. Ükskord oli see kuulus Charlie Kirk on ja see kes nüüd ära mõrvati, ta oli ka kuskil hetkel öelnud, ma ei tea, kas seda ütles Trump või ütles keegi muu, aga selles leinakõnes seal, et ükskord, kui teda alandati, siis ta reageeris selle peale niimoodi, et Jumala armust mind nüüd alandati. By the grace of God, I was humbled. Et kui ma õieti aru sain, et Jumala armust käibki see alandamine, amen. Ja see on ka Jumala arm, kui sind alandatakse. Ja eks see Jaakobi lugu oli selline praktiline, et ma hakkasin seda nägema selles mõttes nagu väike rahva ellujäämise võimalusena, see lugu, see muster, kuidas pääseda, sest meil on ka päris tõsine oht, eks ju, kui sa võtad meie väike rahvana. Aga tänu Jumalale, et on ka mingid variandid, kuidas sellest nagu välja pääseda. Ja kuidas minna ja alandada ennast ja saada abi. Ja siin on ka Jumalaga suhte mõttes sama lugu ju. See lugu on igatepidi selline eeskujulik lugu ja et kui sa tahad Jumala käest midagi saada, sa jälle lähed, mis sa siin üksteisele kodus otsa vaatad või mis sa vahid niisama, lähed ja võtad ja lähed Jumala ette oma probleemiga. Ja sest Jumala käes on see leib. Sest näed, muidu me sureksime ära. Pääste on Jumala käes, me leib on Jumala käes. Ja tihti just, näed, olukorrad panevad meid Jumalat otsima.
sellest oleme ju palju kuulnud ja ise kogenud. Kui on majanduses raske, kui on tervises raske, kui on kõik raskused panevad Jumalat otsima. Aga näed, Jumala juures on kord, täielik kord. Lähed sinna silmili maha, eks ju, kummardad Jumalat, eks ju, siis annad kõik, et saada armu nagu endast. Sealt see abi tuleb, aga ise pead andma ka kõik, riskima kõigega. Riskiga, et riskida sellega, nagu me kuulsime ka, minust pastor ka rääkis, et Jumal räägib karmilt vahest, siis pead sellega teadma, et tuleb karm kõne. Olen midagi valesti teinud, tuleb karm kõne. Aga Jumala abi on lõpuks, me saame lõpuks selle Jumala abi, mida me otsima läheme. Et see tasub ära. Ja see on üks suur enda alandamine, Jumala ette minemine tegelikult. Aga lõpuks on ka suur au. Et Jumala alandus ja au käivad käsikäes. Ja siis, ma jäin veel kunagi siin, olen mõelnud ikka selliste asjade üle nagu riigid, et mis asjad need on. Siis täna hommikul veel ruttu guugeldasin või otsisin piibli kirjakohti ja selle riigi teemal, sest Jumala juures on kord, seal on riik, seal on kord, eks ju. Psalmist ütleb, et 145, et sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Nii et piibel ütleb, et üks asi on küll kindel, et Jumala riik nüüd ära ei lõppe. See kestab kogu aeg, jääb alles. See on ka omamoodi, Jumal on nii teinud, et ta ei tee seal vahepeal mingeid uusi riike, mingisuguseid uusi juriidilisi kehasid, et nüüd tuleb järgmine ja nüüd tuleb järgmine ja nüüd vahetame nime ära ja nüüd teeme teise riigi ja vahetame lipu ära ja Jumal ei tegele sihukese asjaga, tundub, et ta suutis nagu ühe korraga teha riigi, mis jääb. Et nii on kirjas. Ma ei tea, mis siin on kirjas nii. Ja kui kuningas Nebukadneetsarile Jumal ütles, siis ta ütles ka unenäost talle, et Danieli raamatus 3.33, et kui suured on tema tunnustähed ja kui vägevad on tema imeteod, tema kuningriik on igavene kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve. Nii et Nebukadneetsarile Jumal ütles, et tal on lausa igavene kuningriik, mitte rahvapõlvest rahvapõlve, vaid lausa igavene. Aga meie maapealsed riigid on nagu sellised ajutised, et ma ruttu viskasin siis sinna nii-öelda chati sisse, küsisin, et kui vana on Ameerika ja kui vana on Võru. USA ja Võru vahel on ainult 9 aastat vahet. Et Võru on 241 aastat ja USA saab vist järgmine aasta 250. Meie vahel on, et niisugune üsna ajutine näiteks suur riik, aga üsna väikese ajalooga. Vene riiklus on olnud seal 1163 aastat, mingist arvestusest, vahest rohkem, vahest vähem, kuidas nad arvestavad, eks ju. Et Eesti riik, see tähtis aparaat ütles, et on 107 aastat vana. Siis ma küsisin, et kui palju seda puhast Eesti Vabariiki oli, siis ta ütles, et esimene iseseisvusaeg oli 18 kuni 40, ehk siis 24 veebruar kuni 17 juuni, kokku 22 aastat ja 4 kuud. Ja taas iseseisvumist oli, siis kui meil ikkagi nagu oli see nii-öelda meie piirid ja meie rahad ja kuidagi valitsuse kepp oli ikka meie käes, eks ju, rohkem. Taas iseseisvumine oli siis 91 kuni 2004, see ütleb 20 august kuni 30 aprill 2004, 20 august oli siis 91 aasta number. See on siis kokku 12 aastat ja 8 kuud. Ja siis ta küsib mult, et kas sa soovid, et ma arvutaksin ka täpse päevade arvu? See masin küsib. See on lõik, mis ma küsisin masinaga. Ma ütlesin, jah siis. Esimene riik oli 8149 päeva, see esimene vabariik, ja teine oli 4637 päeva. Kokku 12 786 päeva oli see väike Eesti riik ametlikult. Et natuke naljakas, et ta pakub kohe päevade arvestamist. Aga siis ma pärast seda mõtlesin, et aga Jumala käes ongi meie päevad, et näed, et
meie päevad on kas loetud ja Jumala käest teada, kui palju ja kui pikad meie päevad on. Et näed, et vahest on riikidel päevad loetud ja saavad otsa. Vahest on pikemad päevad. Aga jah, et tänane mõte oligi see, et ma pikemalt ei hakka rääkima ja et tänane mõte oli siis see, et ma nägin sealt piiblist nagu, et kui sul on midagi vaja, siis tuleb küsida. Ja see manual ja see õpetus, et kui sa lähed kellegi suure ette, et mida sa pead läbi elama ja et see leib saada. Ja ma loodan, et tuleb kasuks ja õnnistuseks. Amen. Amen. Ja tõuseme, palvetame. Tänu sulle, Jeesus, et me võisime mõelda, Jumal, sinu reeglite üle. Ja täname, et sinu reeglid on head ja sinu reeglid ja tunnistused on ustavad ja kuidas sa ütled oma sõna kohta ja et neid tuleb austada, sinu välja mõeldud seadusi, sinu välja mõeldud reegleid, me ei saa neid eirata. Me palume, Jumal, et tarkus tuleks meie südamesse, tarkus tuleks meie maale, tarkus tuleks meie perre, oskaksime aru saada, et kus on meie leib, Jumal, ja saada oma igapäevast leiba sinu käest ja saada ka vaimulikku leiba sinu käest. Anna meile seda leiba, et me ei sureks. Jeesuse nimel, aamen.